Nüüd saame rohkem teada dramaatilisest operatsioonist, millega president Donald Trump eelmisel kuul salaja Türgist välja viidi. Pärast seda, kui ta kaamerate ees Air Force One'i pardale astus, Trump peideti väidetavalt lennujaama toitlustusautosse ja viidi teise sõjaväelennuki juurde. The Wall Street Journal teadab, et Iisraeli luure hoiatas, et Iraan võib proovida Air Force One'i alla tulistada õlalt lastavate rakettidega. Ja pärast seda, kui varem eitas Iisraeli hoiatuse kohta käivaid teateid, Trump kinnitas nüüd esimest korda, et ta viidi salateenistuse ja sõjaväe korraldusel teisele lennukile. Rohkem sellest, mida tal öelda oli. See kõlab nagu stseen Hollywoodi filmist. Presidendi pettemanööver viidi läbi kaamerate ees. Donald Trump astus pärast eelmise kuu NATO tippkohtumist Ankaras oma vanasse helesinisesse Air Force One'i. Aga tegelikult ta ei lennanudki sellega minema. Mõni minut hiljem väidetavalt peideti USA president lennujaama toitlustusautosse ja viidi salaja üle lennuvälja väiksema sõjaväelennukini. Nüüd kinnitab Trump esimest korda seda erakordset lennuki vahetust. Ma teen nii, nagu salateenistus ja sõjavägi ütlevad. Nad tahtsid, et ma läheksin teise lennukiga. Operatsioon toimus pärast seda, kui Iisrael olevat andnud Washingtonile luureandmeid, hoiatades Iraani vandenõu eest Trumpi vastu. Wall Street Journali andmetel luureandmed viitasid, et Iraan võiks kasutada õlalt lastavaid maa-õhkrakette, et proovida Air Force One'i alla tulistada. Lõpuks ühtegi raketti ei tulistatud ja pole endiselt selge, kui reaalne see oht tegelikult oli. Kuid USA julgeolekuametnikud pidasid seda ilmselt piisavalt tõsiseks, et võtta enneolematuid ettevaatusabinõusid. Ma pean lihtsalt tegema seda, mida nad ütlevad. Kui Donald Trump lahkus salaja õhujõudude lennukiga C-32A, jäid ajakirjanikud ja mitmed tema kõrged ametnikud, sealhulgas välisminister Marco Rubio, lennukile Air Force One. Väidetavalt paluti neil lennuki õhku tõusmisel aknakatted alla lasta, ilma et neil oleks öeldud, et president ei ole enam pardal. Donald Trump väidab aga nüüd, et väiksem lennuk, millega tema sõitis, võis tegelikult olla ilmselgem sihtmärk. Ma arvan tegelikult, et lennuk, millega mina lendasin, oli suuremas ohus. Miks sa nii ütled? Sest ma arvan, et see oleks see lennuk, mida nad tõenäolisemalt sihiksid. President oli varem eitanud, et oleks saanud Iisraeli luureandmeid Iraani uue mõrvaplaani kohta, kuid teisipäeval rääkides tegi ta selgeks, et peab Teherani endiselt otseseks ohuks. Kas sa arvad, et ma usaldan Iraani? Ma olen viimane inimene, kes Iraani usaldaks. Nad on mulle pidevalt valetanud. Iraan on ähvardanud Trumpile kättemaksuga, alates sellest, kui ta andis 2020 aastal käsu Qudsi vägede komandöri Qasem Soleimani tapmiseks. Ja seekord ei võtnud USA julgeolekuametnikud mingeid riske, saates Air Force One'i taevasse koos Trumpi abiliste, ajakirjanike ja presidendi peibutisega, samal ajal kui president ise kadus vaikselt teise lennuki pardale. Minuga liitub nüüd erru läinud kolonel Meir Eisenstein, vanemteadur Reichmanni ülikooli rahvusvahelises terrorismivastase võitluse instituudis. Meir, väga tore, et olete meiega siin I24 Newsis. Pean ütlema, et mida rohkem me üksikasju teada saame, seda enam tundub see nagu mõnest spiooni või põnevusfilmist, aga see toimub päriselt. Kui usaldusväärne ja kasutatav peaks selline luureinfo olema, et salateenistus sellise operatsiooniga edasi läheks? Esimene asi, mida ma tahan öelda, on see, et eile juhtus nii, et ma vaatasin seda filmi, kus USA president ja Briti peaminister on Air Force One'is ning Air Force One kukutatakse alla terroriorganisatsiooni poolt, mitte iraanlaste poolt. See on film ja nagu sa ütlesid, see on filmi süžee, aga antud juhul räägime Iraani revolutsioonilise kaardiväe ideest, kus plaanitakse lennuk alla võtta. Ja Nicole, täiesti teostada ja me räägime millestki, mida eri terroriorganisatsioonid on juba ammu kaalunud, mitte ainult Iraani islamirežiimi poolt. Juba üle 25 aasta. 2001 aastal, kui sa mäletad, ma ei tea, kas sa mäletad, teine intifada haripunktis. Iisrael teadis, et Keenias on terroriste, kes kavatsevad tulistada maa-õhkrakette Iisraeli lennukite pihta. Ja ma ütlen seda sellepärast, et maa-õhkraketi tulistamine lennuki pihta on väga tõsiselt võetav oht. See on tegelik operatiivne asi, mis võib juhtuda. Lennukid on ehitatud nii, et nad suudaksid sellele vastu pidada, kuid keegi ei saa anda täielikku garantiid. No Määri, sul on täiesti õigus, et see oht on eksisteerinud aastakümneid ja just sellepärast tehti sellest film, täpselt nagu see, mida sa vaatasid. Rääkides mõnest neist õlalt lastavatest rakettidest, ütled sa, et need kujutavad endast tõelist ohtu Air Force One'ile. See kõik juhtus NATO tippkohtumise ajal Türgis.
mida see meile ütleb Iraani võimekuse kohta kasutada agente või käsilaste võrgustikke kaugel väljaspool oma piire, seekord Türgis? Tuletan kõigile meelde, et Türgil ja Iraanil on ühine piir. Ma arvan, et see on väga oluline osa. See pole neile midagi uut. Islami režiim oskab seda teha, kui ta saadab oma rakette Hezbollah'le Liibanoni. Iraanil ei ole ühist piiri Liibanoniga. Sama kehtib ka Huti terroristide kohta Jeemenis. Kuid Türgi puhul on Iraanil ja Türgil ühine, üsna pikk piir. See on muidugi Türgi idaosas. Nii et islami režiimil on, kui nii võib öelda, võimalus smugeldada midagi otse üle piiri. Ja see marsruut Iraani islami režiimist otse Türki on väga kasutatav tee. See on väga suur maantee. Aastaid tagasi käisin Türgi idaosas, sest tahtsin Türgist võimalikult Iraani lähedale jõuda. See on ühe linna Diyarbakiri lähedal ja see on tohutu maantee. Ma ütleksin isegi, et see on kiirtee, sest kaupu liigub kogu aeg edasi-tagasi. Õhutõrjeraketid, sa vaatad mind praegu kaamera kaudu, need on väikesed, mitte küll nii väikesed kui mu käed, aga nad ei ole ka väga suured. Need on sellised, mida kannad ja kasutad õlalt. Sellepärast neid nimetataksegi õlalt lastavateks õhutõrjerakettideks. Neid oleks väga lihtne Iraanist Türki smugeldada. Iraan toodab oma sõjatööstuses Vene versiooni õhutõrjeraketist. Nii et see on kindlasti midagi, mida võiks teha. Ma tahaksin hetkeks keskenduda sellele, et see juhtus Türgis, NATO liikmesriigis, millel on mitte ainult piir Iraaniga, vaid see on tänapäeval ka Hamasi juhtkonna peamine võõrustaja. Lähme siis selle juurde. Mida me Türgis näeme ja kuidas Türgist on saamas järgmine keskus, kus mõned neist terroriorganisatsioonidest saavad kanda kinnitada? Ja kui me seda vaatame, siis mõtleme Erdoganile, Türgile ja kõigile neile aastatele. Mis on Türgiga juhtunud? Kas see on Erdogan ja see, mida tema kaasa toob? Ta on türgikeelne versioon moslemi vennaskonnast. Ta toetab täielikult Hamasi kui Palestiina versiooni moslemi vennaskonnast. Ta toetab täielikult uut režiimi Süürias, on seal väga aktiivselt seotud. Türgil on ühine piir Süüria ja Iraaniga. Ja me vaatame praegu Türgit ning peame endalt küsima, kas need on uued mängureeglid. Mida tähendab see, et Türgi on NATO liige, et Türgis asuvad USA baasid ja Türgi võib olla see koht, kus asub ka Hamasi juhtkond. Enamik Iraani raha, mida nad tänapäeval üritavad eksportida, et see jõuaks Hezbollahni Liibanonis, liigub Türgi kaudu. Osa relvadest liigub samuti Türgi kaudu. See on Iisraeli jaoks väga keeruline, mitte sellepärast, et meil oleks Türgiga head diplomaatilised suhted, aga lõpuks on Türgi NATO liige ja nad just korraldasid NATO tippkohtumise seal, Türgi pealinnas Ankaras. See tõstatab kindlasti murettekitavaid küsimusi, mida Iisrael on esile toonud, kuid ei paista, et Washington sellele veel tähelepanu pööraks. Washington sellest ohust juba nädalaid teadlik olnud. See võib avalikkuseni jõuda alles nüüd, kuid samal ajal jätkusid kaudsed läbirääkimised USA ja Iraani vahel. Mida see meile ütleb selle kohta, kui tõsiselt USA soovib diplomaatiale võimalust anda, isegi nende Iraani ähvarduste taustal USA presidendi suhtes? Olgem ausad, eks, ja ma ütlen selle kohe välja, Nicole, meie kahe vahel ja kõigi nende vahel, kes meid praegu vaatavad, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid tapsid avalikult Khamenei, Iraani juhi. See juhtus 28. veebruaril, laupäeval. Ja see oli selle ringi algus, mis tähendab, et siin on tegu vastastikuse kättemaksuga. Iraanlased tahavad kättemaksu. Iraanlased on avalikult kutsunud üles Trumpi tapmisele, nii enne seda kui ka kindlasti pärast seda. USA on suur kurat. Ja teiselt poolt, igas sõjas otsitakse vaherahu ning sellest vaherahust loodetakse jõuda mingisuguse stabiilsuseni. Ma tean, et see kõlab kummaliselt, aga see ei ole vastuolus. See tähendab, et mõlemad pooled teevad erinevaid asju. Ja ma arvan, et Iraani islami režiim jätkab täpselt seda, mida ta tahab teha. See tegutseb oma käsilaste kaudu. See ei teinud seda Iraanist. Iraanist ei tulistatud maa-õhk raketti. See juhtus Türgis. See on Türgi probleem. Kes saaks selles mõttes selle nende kaela ajada? Ja ma olen kindel, et nad oleksid seda teinud palgates ja makstes käsilastele. Ja tänapäeva käsilastele maksad raha ning nad on valmis tegutsema. Nicole, me teame, et iraanlased on suutnud palgata iisraellasi, et nad läheksid ja teeksid luureoperatsioone. Ja iraanlased, islami režiim, on kindlasti suutnud raha eest värvata vene keel kõnelevaid šiite üle maailma, et nad läheksid ja teeksid nende heaks asju. Nii et ma ei näe selles läbirääkimistes vastuolu. Ma
näen seda kui osa kogu pildist. Sa ei püüa jõuda kokkuleppeni kellegagi, kes sinust lugu peab või tahab, et sa seal oleksid. Nemad mängivad oma reeglite järgi ja minu jaoks on kõige tähtsam mitte lubada Iraani islamirežiimil või ühelgi sarnasel režiimil olla see, kes mängureegleid määrab. Mitte terroriarmeel nagu Hezbollah või terroriarmeel nagu Hamas. Kindlasti mitte suveräänsel terroririigil nagu Iraani islamirežiim.